Tere päevast, superstaarid! See on Telegrami Facebook Live. Täna on 15. aprill 2025. Tere, Mariann! Tere, Hando! Vahepeal saabus kevad, ma loodan, et kõigil on hea tuju. Meil on vähemasti väga hea tuju. Meil on muidugi ka see, et meil oli elu parim talv. Et mina otsustasin eelmine sügis, või tähendab august, et see talv ma ei ole depressioonis, ei ole suitsiidseid mõtteid ning tuleb mu elu parim talv ja mul tuligi elu parim talv. See tähendab, mul tuleb elu parim kevad ja elu parim suvi. Cheers! Tere terviseks! Jaa. Meil oli siin vahepeal Maniga siuke väike dilemma paar päeva tagasi või eelmine nädal. Tegelikult juba mõnda aega on nagu siuke sisemine dilemma, aga me nagu lihtsalt omavahel nagu rääkisime, et täpselt ei saa aru, millest peaksime Telegramis kirjutama, et noh, et igasugused mingis päevakajalised teemad nagu otseselt ei huvita, et me peaks pigem kirjutama nagu seda, millest nagu teised üldjuhul ei kirjuta. Või ütleme siis teise nurga alt, eks ju. Ja siis me nagu vaatasime, et aga me oleme nagu, ütleme, kõik need ühiskondlikud probleemid, mis siin nagu justkui päevakajas on, et me oleme need tegelikult nagu ära kirjutanud, et me oleme nüüd nagu sellises tobedas olukorras, kus justkui nagu peaks kogu aeg kirjutama lihtsalt selleks, et kirjutada. Ja siis ütlesingi Mannil, et ma ei saagi aru nagu, et mida kirjutada ja siis kuidas sa nagu vastasid, räägi mulle, sa olid ka paari tuttavaga rääkinud. Nojah, praegu tundubki selline aeg lihtsalt, kus on nagu siuke kõrvaltvaatamise ja ootamise aeg natukene. Mida me ootame? Vee selginemist, sogase vee selginemist. Praegu on hästi palju siukest nagu madalas mudases vees pladistamist ja kõik pladistavad, kes saab kõvemini pladistada, hästi siuke nagu... Ja, et siuke tohutu jauramine käib, eks ju, ning ma juba ammu räägin juba aastaid siin kuskil koroona võib-olla teisel aastal, ütleme, et ma ei saa aru, miks me seda olukorda nagu ära ei lahenda, miks me hüppame kogu ühe teema pealt teise peale, kõik need koroona asjad, ehk siis ainus asi, millega põhiliselt me kõik olime ühel nõul, kõik nii-öelda alternatiivmeedia ja kõik siuke vähegi kastist väljapoole mõtlev seltskond, kõik olid koroonapettusega ühel lainel ja ma ei saa aru, miks me seda asja nagu lõpuni ei vii. Ma lihtsalt näen, et enamus inimeste jaoks nii Eestis kui ka välismaal on siuke tunne, et koroona lõppes ära, et sellega ongi kõik nagu. Kuigi tegelikult see ei ole kõik. No. Ma nimetan seda nähtust, et praegu käivad ususõjad jälle. Oota, kohe jõuame ususõjani. Et ma räägin, ma arvan 3 aastat, võib-olla juba sassi vist 3 aastat, et koroonapettuse kõige olulisem asi, mis on vaja teha, on see, et meie, kes me saime aru, mis toimus, peaksime üheskoos kuidagi looma sellise olukorra, et see, mis toimus, ei saaks uuesti korduda. Inimestel ei ole huvi selle vastu, ei Eestis ega ka mujal maailmas. On üksikuid tegelasi, kes selle vastu sõna võtavad või endiselt sellest räägivad. Kahjuks Eestis neid ei ole, ma pean silmas siis poliitikuid või avaliku elu tegelasi. Aga näiteks Austraalias... Mõned on. Kes see sul on? Ei, no mõned on ikka. Ma räägin poliitikutest. Okay, ma pean silmas ainult sellised, kes omavad platvormi ja on avaliku elu tegelas. Ma ei tea peale meie mitte kedagi selles seltskonnas, kes ütleb, et olukord on tõsine, et me peaksime koroonaterroristidesti võtma vastutusele. Seda huvi ei ole mitte kellegel. Ei no, näiteks me just eelmisel nädalal avaldasime ühe Eesti ettevõtja arvamuse, kes rääkis sellest, et peab sisse seadma isikliku vastutuse ametnikele ja poliitikutele. See kõik on väga tore. Ja tema ütles ka, et meil oli põhiõiguste kriis, usun teadust propaganda toel ja seni ükski ametnik ega poliitik ei ole võtnud vastutust ettevõtjate ja kodanike põhiõiguste piiramise eest. Okay. No see tüüp natukene paneb õiges suunas. Nii. Aga jah, me eile avaldasime artikli, kus on video, kus Austraalia senaator Malcolm Roberts ütleb, et pandeemia oli ette planeeritud, jutumärkides pandeemia siis, ning et seda oli koordineeritud aastakümneid ning et see oli ülemaailmne ja et need tegelased, kes selle korraldasid, on vaja võtta vastutusele. Sama juttu räägib ka sealt Europarlamendis Christine Anderson, kas ta on Saksamaa esindaja, ma täpselt ei mäleta, Saksa või Šveits kuskilt sealt. Et me oleme olukorras, kus see kõige suurem pettus, mis inimestele pähe suruti, see on nagu lahendamata. Kõik, kes selle asja korraldasid, kõik on endiselt pukis, kusjuures nüüd kohalduvad uued valimised, me saame jälle neid samu tüüpe valida. Nii opositsioonis kui koalitsioonis
99,99% kõikidest tegelastest on kõik koroonaterroristid ja meil on võimalus valida needsamad uuesti sinna. Ning nüüd minu meelest ongi väga naljakas on see, et kusjuures ma lambist sattusin seda nägema kuskil paar nädalat tagasi, seal Varrol oli mingi intervjuu kellegiga Eesti mingi tüübiga, kes ütles, et Eesti vajab erakorralisi valimisi. Ja siis nad olid mingi küsitluses oma nende lugejate seas ja seal enamus arvab ka, et tõesti on vaja erakorralisi valimisi, aga tegelikult ei ole neid vaja. Kui sa mõtled loogiliselt, siis kelle sa saad sinna asemele valida? Sa saad valida need samad tüübid, kes korraldasid koroonapettuse. Sest et nii opositsioonis kui koalitsioonis on need samad tüübid, kes korraldasid või aitasid pähe määrida seda jama, eks ju. Ehk siis kui ka tuleks erakorralised valimised, siis ainus asi, mis juhtub, on see, et sa vahetad koroonaterroristid välja. No ja siis mõni võib mõelda, et jaa, aga nad tegelikult ei ole ja nad mõnes asjas saavad pihta nagu ajad õiget asja. Ja ma olen nõus, mõne asjaga nad saavadki pihta, aga ja mõnes asjas nad ajavad ka õiget asja, aga kõige suuremat pettust nad varjavad ja nad lihtsalt nagu väldivad. Ning üldse, minu meelest on igasuguste poliitiliste jõudude fännamine või nende valimine, see on ülim näide sellest, et tegemist on ususektiga. Sellepärast, et kui sa valid mingi partei... Ei kirjuta peale, midagi pole kuulda. Kuidas nii? Tea. Ongi nii või? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kuhu see kadus siis? Midagi on siis selle Zoomiga juhtunud või? Nojah. Nüüd üldse läks ära. Kadus ära video. Toho, äkki meid siis takistatakse. No see on väga kummaline. Ma saan aru, et Zoom katkeb ära, kuidas video ära katkeb. Tuli tagasi. Ootame. Kas nüüd on kuulda heli või? 1, 2, 1, 2. Jah. Äkki meil on need segajad peal või? Ma saan aru, et Zoom katkeb ära, kuidas video ära katkeb. Jaa, mingi huvitav see. Ma väga loodan, sest see oleks mu egole tohutu boosti, kui olukord oleks selline, et seal kuskil kapos või süvavalitsuses, kus iganes need tüübid on, et need praegu üritavad takistada Telegram, Facebooki laivi. See oleks ülinaljakas, kui see asi oleks tõesti selline. Ja ma isegi ei tea, kus kohas see pooleli jäi, mis ma nagu rääkisin. Ei, tundub, et ikkagi kõike oli kuulda. Nii, vahepeal siin Andre kommenteeris, et sõjad tegelikult käivad selle pealt, mis inimestel peas toimub. Kõik ümbritsev on nonsense. Ongi. Ja nii ongi. Ja sellepärast see kõik ongi ususõda. Kas ma võin rääkida oma ususõdade teooriast? Kohe räägid. Et ma räägin veel nii palju ära, sest ma rääksin ka usust, vaata. Et kui sa valid ükskõik millise partei või kui sa fännad ükskõik millist poliitikut, siis see tegelikult on see näide sellest, et sa kuulud ususekti. Sest vaata, mis juhtub. Sa annad oma mingi hääle või justkui nagu sa loodad, et see tüüp või see partei teeb kuidagi sinu elu korda. Ehk siis sa annad usud endast väljaspool olevat jõudu, ehk siis tähendab, sa ei usu ise endasse. Ja vaata, kui sa vaatad ajas tagasi, mina olen 43-aastane. Selle aja jooksul, ütleme pool ajast ma olen täiskasvanud, pool on, ütleme, siis alaealine, eks ju, laias laastus. Nüüd, kogu selle aja jooksul kõik minu elu õnnestumised ja ebaõnnestumised ja minu rõõm ja minu kurbus, kõik mu enda tekitatud. See ei ole mitte kunagi, ei ole mu elu läinud halvemaks või paremaks, sõltuvalt sellest, kes on valitsuses nagu. Reaalselt mitte kunagi. Ja ma arvan, et see kehtib absoluutselt kõikide teiste inimeste kohta ka. See on nüüd kõige ehendam näide. Miks on ükskõik millise partei valimine näide ususektist. Ja nüüd, kui sa mõtled, et okei, et see partei teeb midagi hästi ja ma olen nõus, iga partei teeb midagi hästi. Aga nüüd sõltumata sellest, millist parteid sa fännad, sa ei saa kaasa rääkida, sa ei saa anda ideid, sellepärast, et kõik parteid on niimoodi üles ehitatud, et ainult seal mingi 2, 3, 4, 5 tüüpi võib-olla, kes saab ideid põrgatada ja nii läheb. Ja päris mitmetes erakondades on ka niimoodi, et kui sa avaldad teistsugust arvamust kui partei juhtkond, siis visatakse välja. Jah, see on ususekt, see on konkreetne ususekt. See tähendab, et nüüd tulevad valimised, kus sa saad valida erinevate ususektide vahel, kes kõik müüsid teile koroonapettust. Nii. Ma nüüd tulen nende ususõdade juurde. Ma lihtsalt juba mitu päeva mõtlen, et meil on käimas siin üks ususõda nii sõna otseses kui ka kaudses mõttes. Otseses mõttes siis see, mis on seotud selle Kuremäe kloostriga, on ju. Oota, mina ei tea, mis seal on. No Eestis on siis seal
Peipsi lähedal üks niisugune klooster, Kuremäe klooster, kus elavad nunnad, kes on vene õigeusku ja nüüd siis kuna Vene õigeusklik kirik allub Venemaa õigeusklikule kirikule, siis neid peetakse justkui nagu Putini agentideks nii-öelda. Nagu meie. Ja siis suur osa valitsusest ja Riigikogust ja üldse eestlastest soovis, et katkestatakse siis sidemed Vene kiriku ja Eesti Vene kiriku vahel. Ja siis hoolimata sellest, et meil on usuvabadus, vahet pole on ju, mis pool sa asud. Kui mõlemal poolel on väga palju häid argumente, mis nad seal oma arvamusartiklites välja toovad. Kuskil seal keskel on see Eesti põhiseadus, mis annab usuvabaduse kõigile, aga siis muudeti põhiseadust ka ühesõnaga. Aga nüüd hiljuti muudeti põhiseadust? Jah, mingi ülemine nädal. Et mul ei ole usuvabadust enam või? Jah, mingisugused Oota, see oli ju meie viimane õlekõrs, kuhu me tahtsime jõuda, et me teeme selle lameda maa usu ja siis me võime kõike rääkida. Enam ei saa teha. Nagu näha, nad võivad muuta ka põhiseadust selleks, et peale suruda tõde. Aha. Nii. Ja nüüd me tuleme selle ususõdade juurde, sellepärast, et ususõjad saavad olla siis, kui arvatakse, et on olemas üks tõde. No nii, igal juhul. Need ususõjad hakkasid ju tegelikult palju varem, kui oli see usume teadust. Minu meelest nad hästi tugevalt hakkasid pärast 9/11 ikkagi. Et see 21. sajandi ususõda, see ei tule sulle nende mõõkade ja verega, vaid see tulebki selle retsi propagandana. Et usuti on ju, et mõned usuvad siiamaani, et oli see habemega mees seal koopas, kes juhtis need 2 lennukit sinna 2 torni ja siis juhtis ühe lennuki sinna põllu peale, mis tuhastus, ja ühe Pentagoni, mis tuhastus. Aga ka enamus, kaasa arvatud enamus, kes see asja natukenegi uurinud, arvavad, et need lennukid olid päriselt olemas. Need oli isegi siiamaani aru saanud, et seal ei olnud lennukeid ja see oli kokkumäng telekanalitega. No nii, siis on järgmine seltskond, kes arvab, et see Iraagi sõda kõik, et see kõik oli õigustatud. Mis sest, et USA ise tunnistas pärast, ma ei tea, 9 aastat või mis nad seal sees olid, kui nad välja tulid, et seal ei olnud mitte ühtegi massihävitusrendva, mis oli siis see põhjus, miks nad sinna sisse läksid. Ja samuti keegi ei räägi sellest, et enne Iraagi sõda oli kogu Iraagi see nafta teema, kõik maardlad kuulusid iraaklastele või Iraagi firmadele. Ja pärast seda kõik kuulusid siis välismaa firmadele, Kanadale, Inglismaale, USA-le ja nii edasi, Prantsusmaale. Ei, no loomulikult on see ususõda ja kõige rohkem on see usk, mida inimesed telekast ja raadiost siis nagu seda propagandat kuulates usuvad. Et vaata, kui sa mõtled loogiliselt, vaata seal nii-öelda Lähis-Idas on ju USA ja Venemaa on seal kordamööda käinud ju aastakümneid. Millal need esimesed asjad olid? 70-ndatel või vist vaata see Brzezinski või kes seal need olid, nad võtsid, Osama bin Laden oli ju vaata CIA tööline üldse ju vaata, eks ju, seal käis, USA käis seal, siis see lahesõda oli seal, nad käivad seal kordamööda nagu, eks ju, ja siis iga mingi 10 aasta tagant me peame tagasi minema, oot, aga te just tegite kõik maa tasa ju, eks ju. Kuidas nüüd need tüübid jälle mingid relvad said, millest sa nagu üldse räägid, et see story on juba niivõrd jabur, et nüüd need inimesed, kes seda usuvad, nad isegi ei mõtle, aga lihtsalt, ahah, sealt tuli, nüüd ta ei lähme, eks ju. Ja samamoodi see, et kui sa vaatad, on ju see sama Ukraina sõda praegu, et kes sealt raha teenivad, siis see ususõda siin Eestis on see kõige väiksem teema üldse, nagu keda huvitab, kui on need nunnad, isegi kui neile peaks seal kellelegi meeldima Putin või kui mõnele nunnale meeldib vägivalda, ma ei tea. Ma ei saanud nüüd kõigest, palun täpsusta, sa ütlesid, et kuidas sa ütlesid, Vene kirik allub Moskva? Eesti Vene kirik allub Moskva. Aga mida see tähendab allub, et Moskvast öeldakse, et mis leheküljed sa pead oma sealt piiblist seda jama ette lugema või mida see tähendab? Mida see allumine tähendab üldse? No lihtsalt, et sa umbes nii nagu, et sul on mingisugune see emafirma kuskil ja siis on need väiksed need... Aga see ju, kuidas see Tallinna see Vene kirik saab Venemaalt raha, et ta siin üldse olla või? Mis? See on nagu... Mille nad sul üldse tahad ära lõpetada? Okei, pole isegi oluline. See polegi tähtis, see pole üldse tähtis. Las ma pakur.
Varro on kuidagi seotud selle asjaga. On mul õigus? No tema seisab selle eest, et kõigil oleks usuvabadus ja siis on teised inimesed, kes arvavad, et kõik Vene võimu jäänukid tuleb Eestist ära kustutada, mis iganes kujul siis, mis sest, et Eestis ei ole ju üldse olemaski mingit riigikirikut ja kirikul ei ole ju Eestis võimu. Okay. No ühesõnaga, saad aru, see on kõik niisugune nagu, ma loen kõikide nende inimeste arvamusi ja siis mõtlen, jaa, ma saan sust aru ja ma saan sust aru ja ma saangi nendest kõigest aru, aga ma saan ka sellest aru, et see on kõik nagu selline, Tähendab, kõik, kes usuvad Jumalat, sa pead aru saama, et see jõud, see on sinu sees, see ei ole väline jõud. Kas seal väljas on keegi mingi tüüp või mitte, see pole oluline. Kõik on sinu enda sees. Ning kui nüüd rääkida nendest kirikutest ja piiblitest ja asjadest, siis see kõik on ultimate hoax. Piibel on umbes 200 aastat vana raamat. See on selle sama seltskonna poolt ette söödetud asi, kes siin kogu seda ülejäänud asja kontrollib. Ehk siis, kui sa nüüd vaidled mingi vene õigeusk ja mingi teine õigeusk, siis sa tarvitab mõlemad osapooled, neid mõlemad on aju loputatud, see kõik on kontroll. Kaasa arvatud see Eestis, mis iganes need kirikud seal on, ma ei tee neil vahet, mingi asjad on Jehovad ja mingid metodistid, minu jaoks on kõik üks sama, ma saan aru, et nad omavahel natuke erinevad, aga päeva lõpuks see kõik on kontrollsüsteem ja nende pühakirjad on 200 aastat vanad, mõned on isegi veel vähem. No, see on selline teooria, mis inimesed peavad ise... See ei ole teooria, vaid see, kui sa hakkad nagu kontrollima asitõendid, siis nii on. Jah, asitõendid lähevad tagasi 200-aastusesse aega. Jah, neil ei ole ükski asi ei ole vanem. Kui nemad ütlevad... See ei tõesta, et piibel oleks vanem või noorem, see lihtsalt tõestab, et asitõendid lähevad tagasi 200-aastase tagusesse aega. Jah, ja see ongi kõik. Kui nemad ütlevad, et see on 3000 aastat vana, siis nemad saavad tõestada, et see on 200 aastat vana. Jaanek kommenteerib, inimesed usuvad imelikke asju, huvitav, et nood samad inimesed ei usu päkapikke. Täpselt. Ja miks nad ei usu seda, et kollased elevandid praegu ründavad maakera? Aga okei. Ma tahtsin veel selle, vaata seal keegi ütles, et on vaja need erakorralisi valimisi, neid ei ole vaja. Meil on vaja täiesti uus süsteem teha. Siis Maik Alamus selle Aura Peet või Märt Põder, kes see seltskond seal on, et me peame e-valimiste ära mingi canceldada või blablabla. Ei ole vaja, sest ükskõik, mis sa sealt e-valimistest saad, oletame isegi, kui seal on pettus, siis sa saad asemele valida teised koroonaterroristid. Ja, aga selles suhtes ma nagu saan Märt Põderast väga hästi aru, et tema on ikkagi ära tõestanud, et neid saab võltsida. Aga te ei ole tõestanud, et neid on võltsitud? Ja, aga point on selles, et kui keegi juba sellise asja tõestab, siis ju riik selleks, et ise enda usaldusväärsust tagada, peaks ju hakkama seda uurima. Ma olen nõus, aga see on ikkagi, isegi kui seda teha, siis probleem ise jääb alles. Sa saad valida ainult koroonaterroristide vahel, kes saab kehtestada diktatuuri, nagu me nägime koroonapettuse ajal. Et sõltumata sellest, kas valitsus on need, kes need on, konservatiivid või need liberaalid, nemad ütlevad, kuidas on, meiesuguseid pressikonverentsile ei lasta, me oleme 5 aastat üritanud sinna saada, eks ju, käisime ka kohtus, meid ei lasta, kuigi nad ütlevad, meil on nagu vabariik ja sõnavabadus ja nii edasi, tegelikult ei ole ju. Ja mitte ükski nendest erakondadest ei seisa selle eest, et sõnavabadus tuleks. Seda huvi ei ole mitte kellegil. Ja tegelikult neile erakondadele piisabki ainult sellest, et kogu aeg oleks mingisugune skandaal. Vahet ei ole milline, kas see on nüüd ususõda või on seal kellegi LGBT plussid ei sobi, see pole mitte mingit vahet. Point ongi selles, et see peabki kogu aeg olema see ususõda. Ja, ning hästi oluline on see, et mitte ühtegi eelmist asja ära ei lahendaks. See on ka äärmiselt oluline, sest ainult niimoodi saad sa seal neid valijaid edasi panna nagu. Kusjuures valimised ise on ka osa ususõdadest, see on nagu see, absoluutselt kõik erakonnad panevad need samad plakatid sinna tänavatele ja need plakatid ütlevad, kui sa valid mind, siis sa pääsed siia minu kõrvale haljale oksale istuma. Absoluutselt kõik plakatid ütlevad seda ühte sama asja. Ja siis, kui sa valid selle inimese sinna haljale oksale, siis ta ei näe sind enam. Ja. Täpselt nii on. See on muster, mis kordub valimistest valimistesse, mis kordub erakonnast erakonda. Jaa, kui ma kuulen, et su arvuti undab täiega. Jah. Kas sul on vaja uut arvutit või sa pead puhastusse viima selle? Ma pean puhastusse, ei, ma ei ole viinud, ma pean viima. Kõik, kes te jagate seda saadet oma Facebooki ajajoonel, on loomulikult nagu alati võimalus võita üks kast lumiorava poolt välja pandud magneesiummett. Nii kui te märkasite, meil on nüüd Telegrami tekstide fondiga kohvikroosid, väga rets ja ülikõva. Need on saadaval meie e-poest. Ja, me oleme neid nüüd testinud siin nädal aega, oleme ka pesnud iga päev selles nõudveesumasinas ja
näeb välja sama hea nagu uus, et need tekstid on tehtud CD-trükiga ja ei tule üldse ära siit, väga ilus. nii, ma tahtsin küsida sult, sa ütlesid Andre ütleb, siis see oks murdub ära, kui sa sinna kõrval istud. ja ma tahtsin küsida sult, sa ütlesid, et koolis kaotatakse mingid hinded ära või? See on ülikõva uudis. Koolis kaotatakse ära hoolsuse ja käitumishinded, mis minu meelest on nagu ülikõva uudis, sest see on ju nii subjektiivne, see ei ole objektiivne hinnang lapse käitumisele, minu arust see nagu vaata, point on selles, me tahame, et lapsed saaksid iseseisvad inimesed, kes on ka enesekindlad ja kes toetuksid iseendale, saaksid ise hakkama. Ja sellisel juhul sa ei saa kogu aeg hinnata nende käitumist ja hoolsust ja muid selliseid asju väga subjektiivselt, sellepärast, et niimoodi laps ei õpi ju ise ennast tundma. Minu meelest see on ülikõva. Mina pooldan ka seda, et kõik hinded koolis ära kaotada. Sealt juba mindi edasi ka sinna, osades koolides ei ole siiski. Ma kuulasin ühte podcasti, seal on Naval Ravikant, võib-olla tead teda. Ta on üks investor ja suhteliselt valgustunud inimene, YouTube'is hästi populaarne ja Twitteris tropib selliseid hästi filosoofilisi pomme. Tal oli saade, Tim Ferris oli ka seal. Okay. Tim Ferris, siis oli see Ravikant ja üks tüüp veel. Ning see teine tüüp, tema lapse, tal on kodus selline süsteem, et keegi ei käi koolis, ta ei tee ka seda koduõpet, vaid ta nimetab seda unschooling. Et see ei ole homeschooling, vaid unschooling. Ning tal on niimoodi, et lastel on piiramatu ekraan ja võivad süüa ükskõik mida. Aga neil on teatud tingimused. Ja ainult 2 tingimust on, et lapsed peavad päevas tund aega õppima matemaatikat ja tund aega kirjutamist, lugemist. 2 tundi kirjutamist, lugemist? Ei, kokku 2. Okay. Tund matat ja tund seda teist ja ta ütles, et see äärmisel juhul ta saab kokku tunni nagu. Et seal ikka jauravad ja nii edasi. Ning siis nad vaatasid seal igasuguseid uuringuid ja jõudsid järeldusele, et need pered, kes teevad siis nagu unschoolingut, kes ei õpeta sulle neid detailselt nüüd kõike neid, eks ju, et nende lapsed ei ole grammigi rumalamad kui need, kes selle keskkooli läbi teevad. Nad saavad ülikoolidesse sisse täpselt sama lihtsalt. No täpselt samamoodi ju on ju Iirimaal on hästi populaarsed. Neid on ka Eestis on ju ka demokraatlikud koolid on ju. Aga Iirimaal on need ka väga levinud ja väga tugevalt haridussüsteemi osa. Demokraatlik kool on siis selline, kus laps läheb kooli ja siis ta ise valib, mida ta õpib. Ja siis on näiteks tunniplaani, kui sellist otseselt ei ole, aga on näiteks mingid teatud töötoad, on ju, et täna seal on sul mingi elektroonika töötuba, siis on mingisugune mata töötuba ja lapsed ise valivad neid ja need, kes tahavad rohkem näiteks ronida ja hüpata ja teha mingeid sükseid asju, nad saavad neid teha. Aga kui lapsel on see vabadus, siis ta ikkagi lõpuks ka õpib neid asju, mis teda huvitab. Ja lapsed on väga nutikad ja nad saavad väga hästi hakkama. Ja mina ka oma sellele vanemale lapsele, kes nüüd käib, vist on 3. klassis, olen öelnud, et ainus asi, mis sa pead õppima selgeks, on lugemine, kirjutamine ja ütleme base levelil matemaatika. Ütleme korra tabel ja mingid sellised, peast arutamised, sellised basic asjad. Kõik ülejäänud, mis seal on, see pole oluline, et sa õpid elu käigus ja ma ei nõua neid sult. Ja minu meelest ühiskond võiks liikuda samas suunas. Ma mäletan, kui ma käisin koolis, ma tundsin, et mul on nii suur potentsiaal siin sees, mind täiesti närvis jama, mis nad sulle õpetasid järjest nagu see. Ja eriti tänapäeval, kus kogu info on taskus olemas 2 sekundiga, kõik see info on ju täiesti mõttetu, miks me peame pähe tuupima, eks ju. Et siin tuleb nüüd tohutu revolutsioon nende kooli asjadega teha. Andre ütleb, koolis õpitaksegi, kuidas olla süsteemi lori. Jaa. Kuule, seal oli üks väga naljakas asi, oli see eelmine või üleemine nädal. Aga ma lihtsalt ütlen siia vahele ka, et on ka väga toredaid koole ja Eestis on ka neid. Ma üldse ei vaidle selles osas. Üldine see õppekava. Tänapäeval, eriti kus meil oli AI ka, nagu see tundub täiesti mõttetu. Et see on nagu väga suur challenge, mis ja, aga selles suhtes vaata see otsus veel ei ole tehtud, aga ma väga loodan, et läheb läbi see, et ei hinnata enam käitumist ja hoolsust või mis asjad need seal olid. Sellepärast, et for real, sa pead eriti praeguses maailmas, kus on nii tohutu infotulv ja kõike on nii palju, sul on vaja, et inimesed juba lapsest peale suudaksid rohkem
nagu ise ennast reguleerida, mitte see, et sa kogu aeg ootad väljaspoolt seda tagasiside, kas või kardad või et sa kogu aeg ennast sätid selle järgi, huvitav, mis hinda ma saan või mis asi. Et sa pead nagu ise juba lapsest peale ikkagi õppima vastutust võtma. Sest see tegelikult ju, see hinnata panemist seda ei õpita. Et kui sa paned, ütleme, hinde käitumise ja hoolsuse, siis see tegelikult on ju põhimõtteliselt sotsiaalkrediidisüsteem ju. Nii on, jah. Ja väga rets. Kuule, mul on siin märge, et see Hiina või see USA või see oranž mees, vaata, pani sinna Hiinale mingisugused need tariifid, eks ju. Siis need tüübid ja kes see on see tüüp, see Neivelt, see oli ülikõva, et paneb selle tariifi ja bla, 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 eks ju. Ma tegin seal artikli, et Neivelt eirab elevanti elutoas, et 9.11 on sisetöö, mis tähendab seda, et see jõud, kes paneb tariifid ja see jõud, mille üle te seal rõõmustate, see sama jõud saab korraldada 9.1 mastaabiga sündmusi, mis tähendab, et sellisel juhul need tariifid kaotavad igasuguse tähtsuse põhimõtteliselt momentaalselt. Kui nad korraldavad uue 9/11 või uue koroonapettuse, kogu see stock market ja kõik see asi, see kukub ju sekundiga põhimõtteliselt kokku, eks ju. Et parimal juhul on tariifide tekitamine nagu plaaster lahtisele haavale. Ja muidugi siis nagu nali läheb edasi, et siis Hiina pani vastu, eks ju, sellele need mingid tariifid ja siis see oranž mees vist võttis mingid tariifid tagasi või korra nagu... Juba ongi mõlemalt poolt igasuguseid neid tagasitulemisi, ehk siis jälle tegu oli jälle lihtsalt mingi teatriga. Ongi absoluutselt täielik teater. Eriti midagi ei muutu. Eks ju, nii. Ja siis ma mõtlen, et sõltumata sellest, kumba poolt sa fännad, ma mõtlen, kas sul võistlusega midagi korrast ära või kuidas, see on ju elementaarne, et see on teater ju. Ja eriti veel, kus me teame, et kosmost pole olemas. Me teame, et Hiina, Venemaa, USA, Iraan, India, kes sa veel on see, Prantsusmaa, ISA, üheskoos võltsivad kosmost. Mõtle, see on kõige lihtsam tõestus. Need rahvusvahelise kosmosejaama videod, ilmselgelt need astronautid on ju traatide otsas, eks ju, see on lavastatud, see on niivõrd elementaarne, mis tähendab, et igasugused geopoliitilised konfliktid, kaasa arvatud need taksid või need tariifid, kõik on teater algust lõpuni. See on lihtsalt niivõrd jabur ja ma tunnen, et ma olen seda rääkinud 10 aastat nagu. Jah. Ja see lõpuks ongi see lõpuks ongi see, mis sa ütlesid siin alguses, et mõtle korraks ise oma elu peale järele. Kas sinu elu on mõjutanud see, mis on teinud keegi teine, mis on teinud mõni USA president või Vene president või Eesti valitsus või see, mis sa oled ise teinud. Ja ma mõtlen nagu kas või see, nii Eesti on ju 80-ndatel olime Vene osa, siis seal 10. vahetusel tuli meil iseseisvus ja see kõik oli väga lahe, siuke vabastav energiasüst ja nii edasi, aga lõppkokkuvõttes meie elu ikkagi sõltus sellest, mis me ise tegime. Ja kui rääkida nende vanema generatsiooniga, ütleme siis nagu meie vanemate generatsiooniga, kes nemad ütlevad, inimeste mõte oli vabam Vene ajal, et kuigi nagu riik oli kinni või suletud, siis mõte lendas vabamalt. Sellepärast, et nad said aru, et see, mis ajalehest kirjutatakse, on propaganda. Jah, aga kuidas nad nüüd sellest ära ei saa? Okei, meil tuleb... Et selles suhtes me ei taha öelda, et siis oli parem elu, absoluutselt ei olnud. Aga iga inimene ainult vastutab enda elu eest ja sa ei saagi nagu muud moodi teha enda elu paremaks. Vaata, see on väga suhteline, et kellele parem, kellele kehvem, kellele on kogu aeg hea. Jah, täpselt. Sest et sinu ainus, mis maksab, on identiteet, millega sa ennast nagu seod. Et sul võib olla 2 tüüpi, kes teevad täpselt ühesuguseid lükkeid, aga üks on edukas ja teine on terve elu nagu hävingus nagu. Kuidas see võimalik? Sellepärast, et tema identiteet seob ennast sellega, kes elab puudusteaduses. Ja seetõttu ei saagi öelda, et vanasti elu parem või halvem, see on hästi subjektiivne. Elu on täpselt nii hea, kui sa ise selle endale tekitad. Me hakkame otsi kokku tõmbama, ma saan aru, et meil tuleb uus konverents. Ja, meil tuleb taimetarkuse konverents.
see toimub siis 24. mail internetis, täpselt nii, nagu ka aprillikuus toimus homöopaatia konverents. Ja nüüd taimetarkuse konverentsi nagu see, miks on nagu oluline see praegu ära teha, sest siis nagu taimeravi või ütleme selline, kõik, mida saab nimetada kas või natukenegi, et taimed teevad midagi head. See on nüüd kirjutatud sinna rahva tervise seadusesse kui libainfo või asi, mida on vaja hakata takistama. No päris nii see ei ole, seal on lihtsalt kirjutatud, et kui seda kasutada niimoodi, et see on tervisele ohtlik, aga samas seal ei ole ära määratletud seda, et mis see ohtlik siis tähendab, et see on täielikult Terviseameti otsustada. No meil täpselt ju Irja Karjus, kes meil seal nüüd esineb, kui ta nüüd 2 aastat tagasi Telegrami konverentsil esines, siis Terviseamet võttis ühendust ja ütles, et kui see rahva tervise seadus vastu võetakse, siis te ei saa seda juttu enam rääkida. Nojah, tol korral ta küll rääkis psühhedeelsetest sentest, et seekord lihtsalt räägime tavalistest ravitaimedest. Aga sellegipoolest, et kui juba 2 aastat tagasi tuli selliseid ähvardusi, siis miks me peaksime arvama, et neid ei hakka sügisel tulema? Jah, ning võib juhtuda, et sügisel, me ei tea, eks ju, ma arvan, et kui see rahva tervise seadus vastu võetakse, et nad päevapealt ei hakka neid trahve väänama ja nii edasi, aga see võib juhtuda, et nad mingil hetkel võtavad meid kindlasti ette. Et seal on niimoodi, et kes selle rahva taimetarkuse konverentsil osaleb, et ta saab ka need videod endale, kui see seadus vastu võetakse. Ja et igal juhul saad vaadata seda nii otse kui ka järgi. Ja jah, ma ei oskagi selle kohta muud öelda kui seda, et see tuleb tõesti väga põnev, sellepärast et seal on koos väga erinevad Eesti taimetargad ja ka need vanakooli taimetargad, nagu näiteks Mercedes Merimaa. Et just enne suve algust on hea kõikide nende rahvataimede ja ravimtaimede kohta õppida, sellepärast et siis on neid hea noppida. Ja praegu jõuab veel panna neid kasvama ka ju? Jah, no enamus ravimtaimi muidugi on metsikud, aga Oota, sa ise kasvatad kanepit ju oma seal toas ju. Alu, miks sa teed ükseid lolle nalja kogu aeg? Okei, davai, aga noh siis vist no good? Jah. Ja kes tahab veel aru saada sellest, et miks me nii palju räägime sellest enesearengust ja sellest, et kõik sõltub sellest, mis toimub sinu sees, mitte väljaspool, siis sellel nädalal just lõpetab meie väljakutse kõik, mis sa pead teadma, teine lend ja uus väljakutse ja selle kevade viimane, sest suvel me ei võta ühtegi uut, hakkab 5. mail, kes soovib liituda sellega, õppida elama ilma teiste inimeste arvamuse koormata ja selleta, et väline sind mõjutaks, siis tule võtta osa väljakutsest. Jaa, minul oli see osa oli alati default, mingil põhjusel mul oli alati täitsa savi, mida teised minust arvavad, aga see olnud niimoodi, et ma mõtlesin selle oma loogiliselt välja, nagu endale oma peas selgeks, miks see niimoodi on, mul niimoodi lihtsalt oli. Aga täna ma oskan ka seda selgitada, miks see midagi niimoodi on, sellepärast, et see, mis on meie väline maailm, see on meie vana identiteedi peegeldus. Aga kui sa hakkad aru saama, siis kõik, mis su elus on, sa oled ise tekitanud. Mis tähendab, et kõik need said alguse sinu mõtetest, mis tähendab, et ainus õige reaalsus on see, mis on sinu sees. Mis tähendab veel omakorda, et see, mis sa väljast näed, selle põhjal, kui sa reageerid ainult sellele, siis see ei saagi mitte kunagi muutuda. Ainus muutus saab tulla seespoolt sellepärast, et sisemine reaalsus on ainus õige reaalsus. Ning kui sa saad sellest aru, siis sa saad sellest aru, et kõik oled sina, kõik inimesed on sina ja kui kõik on sina, siis ei ole mitte ühtegi põhjust reageerida, mida keegi sinust arvab, sest sa reageerid ainult ise endale. Jep. Nii kõik, mis su elus juhtub, vaata, küsimus ei ole selles, mis juhtub, küsimus ei ole selles, mis sulle öeldi, küsimus on selles, mis tähenduse sellele olukorrale annad. Jah, ma väga soovin, et ma oleks seda kõik asja teadnud aastakümneid tagasi. Aga noh,
nagu on, kõik on ülikõva, kõik juhtub ainult minu parimaks hüvanguks. Jep, sellepärast, et sa ei pea kunagi valima selle punase tabletikese vahel ja sinise tabletikese vahel, sest sa juba ise oledki see üks ja ainus õige, sa ei pea valima mitte kellegi teise vahel ega teiste reaalsuste vahel, sest ainus reaalsus on see, mis on sinu enda reaalsus sinu sees. Ja, aitäh, et vaatasid, see oli Telegrami Facebook live, võib-olla teeme järgmine nädal uue live'i, eks vaatame, võib-olla hakkame suvepuhkust veetma, sest homme tuleb väga ilus ilm. Tšau! Tšau!